Tšauka, tere tulemast tagasi. Või kui sa oled siin kanalil uus, siis tšau, minu nimi on Anni. Sa oled sattunud nahahooldusele ja ilule pühendatud kanalile. Tere tulemast. Tänase video mõte on käima lükata üks uus sari. Ma olen väga põnevil, käes on september ja ma tunnen, et ma vajan ja soovin oma kanalile uut sarja, milles saate ka teie kaasa rääkida. Ma tahaksin teha ühte nahahoolduse toodetele pühendatud videote sarja siis, kus ma igas videos räägin ühest konkreetsest nahahoolduse toodete kategooriast ja just selle kategooriasse kuuluvatest lemmikutest. Saan jagada siis näiteks, võtame näitena nahahoolduse toote näokreem. Et kus siis näokreemi videos saan teile jagada enda lemmikuid näokreeme ja enne seda videot olete teie saanud hääletada või siis mulle jagada, millised on olnud või on teie lemmikud näokreemid. Ehk siis me saame koos leida ja jagada üksteisele neid ägedaid tooteid, mis on just teie ja minu lemmikud. Kui ma siiamaani olen teinud iga kuu ägedate lemmikute jagamisi, siis ma tunnen, et tahaks minna natukene veel sügavamale lemmikute mõttes ja saada tõesti teilt ägedaid soovitusi ja et need videod jäävad ka teile siis järelvaatamiseks alles, kuhu te saate alati tagasi tulla ja vaadata, et oota, mul on näiteks näopesukeel otsas. Mis olid need ägedad tooted, mida Anni ja kõik teie olete siis soovitanud? Ehk siis ta jääb justkui selliseks videoarhiiviks, kuhu alati tagasi tulla, kui on vaja leida uut ägedat toodet, mida proovida. Ma ei tea, mis te arvate sellest? Andke palun märku all kommentaarides. Ma väga soovin saada tagasisidet, et kas selline sari iga kategooria läbi käimiseks, aga eelnevalt ka teie poolt häälte kogumise mõttes või lemmikute siis kogumise mõttes on asi, mis teid huvitab. Mind väga see huvitab. Sain tegelikult selles mõttes ka inspiratsiooni ühelt ilu YouTuberilt Ameerikast Allie Kleins, kes Allie kanalit ei tea, siis panen Allie kanali lingi video alla. Tema tegi ja teeb praegu minu meelest, tal on see sari veel pooleli. Ta jagab oma jälgijate ja enda lemmikuid siis meigi vallas just. Aga toome selle kogu mõtte nahahooldusesse ja hakkame vaikselt pihta. Nii et tänase videoga ma kutsun ülesse, ole hea, palun, jaga mulle oma lemmikut veebaasil puhastajat. Kes ei ole kursis, et mis asi on veebaasil puhastaja, las ma seletan. See on siis see näopesu vahend, mida sa kasutad hommikul ja õhtul oma naha puhastamiseks. Tavaliselt on need kas siis näopesukeelid, näopesuvahud, näopesupiimad. Ma loodan, et sellega sai asi selgeks. Mida ma veebaasil puhastajate all mõtlen? Ole hea, jaga mulle oma lemmikut veebaasil puhastajat. Ma panen selle sama video alla küsimustiku, mille täitmiseks, ma arvan, läheb sul 30 sekundit. Kui sul ei ole, kindlat lemmikut, võib-olla sul on 2 lemmikut, võib-olla sul on lihtsalt, praegu üks mõnus näopesu vahend, mida sa tõesti naudid, siis jaga kindlasti. Sa võid jagada mitut, sa võid jagada, ära üle 2 võib-olla pane. Et kui sa oled kui sul on näiteks 2 lemmikut, siis jaga need mõlemad, ära 10 mulle lisa, muidu on läheb liiga keeruliseks. Aga tõesti, jaga oma kas siis praegust lemmikut või üle aegade lemmikut või ühte väga mõnusat toodet, mis sinu nahatüübil on toiminud. Kindlasti panen sinna küsimustiku ka küsimuse, kuhu sa saad jagada oma nahatüüpi, sest ma arvan, et see on ka nahahooldustoodete soovitamisel ja jagamisel väga oluline punkt. Ma arvan, et üle 30 sekundi selle vastamiseks kindlasti ei lähe. Palun. Kui sind vähegi huvitab ja sa oled huvitatud ka teiste vastustest, siis kindlasti vasta ka sina, sest et siis saab neid vastuseid järjest rohkem ja rohkem ja me saame palju ägedamad ja põhjalikumad tulemused. Mis te arvate? Teeme ära. Alustame näopesust. Väga lihtne. Nii et sa leiad selle küsimustiku video alt,
tee lihtsalt minu description box alt lahti ja selle leiad sealt kindlasti ülesse. Ja varsti, kui mul on siis ütleme mingi aja jooksul kogunenud piisavalt vastuseid, siis saan juba jagada videot, kus siis videos jagan nende vastustest tulenevaid tulemusi ja jagan ka kindlasti oma lemmikuid. Ma olen väga põnevil. Väga põnevil. Aga mis siis veel? Ütleme, et see sügis toob siis loodetavasti koos teiega. Ma loodan, et teile ka tundub see mõte põnev nagu mulle. Tuleb siis nahahooldus toodete sari, lemmikute sari koos teiega. Aga teine asi, millele ma olen uuesti hakanud mõtlema, et mis on oluline, et minu kanalil on sattunud ka palju uusi nägusid, uusi toredaid inimesi ja ma tunnen, et nahahoolduse nii-öelda alus oleks vaja käia uuesti üle. Et ma kunagi, kui ma alustasin oma kanalit umbes 1,5 aastat tagasi, siis ma alustasingi nende nii-öelda nahahoolduse ABC videotega. Et anda oma vaatajatele, teile kõigile siis need tööriistad, mille pealt hakata oma nahahooldusrutiini või oma tooteid valima. Ja ma tunnen, et ma tahaksin käia selle ABC korra veel läbi. Nii et ma arvan, et juba järgmine video praegu pärast seda videot saab olema just nahatüübi väljaselgitamiseks video, kus ma räägin siis nahatüübi väljaselgitamise testist, mida kindlasti soovitan kõigil teha, sest et ma arvan, et see test ja nahatüübi väljaselgitamine on, ütleme, nahahoolduse aluseks. Sest et kui sa ei tea oma nahatüüpi, siis sa ei oska ka endale valida õigeid tooteid. Ja siis sa, ütleme, et isegi kui ma soovitan mõnda toimainet, siis sa ei ole võib-olla kindel, et kas see on mõeldud sulle või mitte. Ja ma arvan, et nahatüübi test on mõistlik teha ka siis, kui sa oled võib-olla aastaid nahahooldusega tegelenud ja sul on ammu juba oma rutiin välja kujunenud. Sest et ütleme, et alati tasub käia korra see baas läbi, saad aru, mis su naha olukord praegusel ajal on. Võib-olla see aitab ka just neid inimesi, kellel on justkui välja kujunenud oma mõte, et mis nahatüüp sul on. Aga võib-olla sa kasutad tooteid, mis on sellele nahatüübile suunatud, aga sa ei näe tulemusi või sa ei saa kätte sealt seda, mida sa võib-olla tahaksid. Et võib-olla oled sa ikkagi kogemata valesti oma mõtetes määranud enda nahatüübi. See võib täitsa juhtuda. Mina olin ka oma nahahoolduse teekonna alguses kindel, et mul on pigem kuivem nahk. Ja nüüd ma tean, et mu nahk oli tegelikult dehüdreeritud. Dehüdratsiooni võib esineda kõigil nahatüüpidel, see ei ole otseselt nahatüüp. Sellest ka räägin järgmises videos, aga nüüd ma tean, et mul on pigem võib-olla isegi seganahk, normaalne, kuni D-tsoonis siis rasune nahk, olenevad jällegi kuidagi aastajast, oleneb hormonaalsest seisundist, et naistel sõltub naha olukord ka väga tugevalt nende hormoonidest. Nii et selles mõttes tõesti tasub käia see baas ABC nahahoolduse mõttes üle. Nii et ära ehmata, et ma hakkan riburadapidi ka jagama videosid, mis just puudutavad ja käivad uuesti läbi nahahoolduse ABC. Ja ma arvan, et see on ka kõigile neile väga hea, kes kogemata mu kanalile on sattunud ja keda huvitab võib-olla just nahahooldusega alustamine. Et sa ei kujuta ette, neid tooteid on nii palju, kuidas üldse alustada, mis loogikast üldse lähtuda, kuidas läheneda. Ma hakkan ka siis seda teises uues sarjas nahahoolduse ABC kõike siis katma. Ja muidugi sügisel nüüd on oodata ka kõiki toredaid videosid, mida ma olen siiamaani lubanud. Mida te küsisite minult siis mu 300+ jälgija loosi video all kommentaarides ja mida ma olen ise siis lubanud. Et kindlasti on tulekul päris palju toredat. Ütleme, et ma tean, et mu september saab olema päris toimekas, ka väljaspool YouTube'i minu muud tegemised, vabakutseline elu, mul on üks projekt käsil, mis võtab päris palju mu aega, et võib-olla septembris ma ei saa veel täit hoogu sisse, aga ma tegelen sellega ja ma arvan, et alates oktoobrist on kindlasti kiiremad tuurid ka siin kanalil esindatud. Nii et on tulemas ägedaid videosid minu meelest. Anna mulle tõesti märku selle video all ka, et julgustan. Anna mulle märku, mida sa nendest mõtetest, mida ma täna sulle jagasin, arvad? Kas sa oled huvitatud sellest nahahoolduse lemmikute sarjast, mille ma siis koondan
oma jälgijate tulemustest ja enda lemmikutest. Kas selline asi pakub sulle huvi ja mis sa arvad sellest, et käia uuesti läbi nahahoolduse ABC? Tahan siia juurde öelda ka seda, et kui sa ei ole minu jälge Instagrami kontol, et Annit Supping, siis tule kindlasti, sest et ma arvan, et ka sinna ma järjest enam hakkan jagama infot, sellist just kiiremat infot, mis kas näiteks ma vajan mingit inspiratsiooni, et mis videot uut teha või ma kogungi oma vaatajate, jälgijate siis inputi või mingisugust vastuseid, et seal on seda mõnes mõttes natukene lihtsam võib-olla teha kui YouTube'is. Nii et tule mulle ka kindlasti sinna külla ja võtta aktiivselt osa, kui ma miskit üles hõikan. Mul on tunne, et tänase videoga on kõik. Oma uued mõtted ja tunded on jagatud ja muidugi palun vasta ja anna mulle märku oma lemmik näopesu vahendist, tootest, siis video all olevas küsimustikus. Ma olen väga põnevil. Tõesti, väga põnevil. Palun saada mulle oma lemmik. Aitäh! No nii, aga tänaseks ma arvan on kõik. Hakkame vaikselt seda palli, uute sarjade palli veeretama. Saab olema põnev ja me kohtume järgmises videos. Tšauka! Miau! Miau!